Milline on tehisintellekti roll õigusmaastikul? Kas tehisaru suudab praegu või tulevikus asendada advokaati või kohtunikku? Mina olen Ellex Raidla vandeadvokaat Merlin ja töötan andmekaitse ja tehnoloogia valdkonnas. Tehisaru on mis tahes süsteem, mis suudab lahendada ülesandeid, pealt näha inimintelligentsi kasutades. Juuramaailmas on võimalik tehisaru ära kasutada näiteks väga suurte erinevate andmemahtude töötlemisel, mida tehisaru suudab teha inimesest kiiremini ja efektiivsemalt. Üheks huvitavaks ja väga põnevaks näiteks tehisaru süsteemist õigusmaastikul on Ameerika Ühendriikides kasutuses olev kompasssüsteem. Kompass hindab mitmeid tegureid, nagu näiteks varasem kriminaalne käitumine, sotsiaalsed suhted, isiksuse omadused, et ennustada, kui suur tõenäosus on, et süüdimõistetu paneb toime uusi kuritegusid. Süsteemi tulemusi kasutatakse abivahendina, et toetada kohtunikke otsuste tegemisel nagu kautsjoni määramine või tingimisi vabastamise üle otsustamine. See süsteem on saanud ka palju kriitikat. Nimelt on siis erinevad uuringud näidanud, et see tehisaru süsteem võib prognoosida mustanahalistele kõrgemat riski võrreldes valgenahalistega, ka siis, kui nende taust on tegelikult väga sarnane. Tehisaru kasutamine on problemaatiline ka olukordades, mis eeldavad inimtunnete mõistmist ja empaatiat, mistõttu siis tehisaru vähemalt veel täna jääb väga nõrgaks selliste kohtuotsuste lahendamisel, mis eeldavad siis sellise inimliku kaastunde ja inimliku empaatia tunnetamist. Sellised juhtumid on näiteks kuriteod, mis on toime pandud hädakaitseseisundis või äärmuslikes olukordades, perekonnaelu ja lastega seotud juhtumid või siis üldse kaasused, mis on seotud väga keeruliste inimsuhetega. Tehisaru süsteemid õpivad olemasolevatest andmekogudest, mis võivad juba sisaldada ajaloolisi ja kultuurilisi eelarvamusi. Kui õiguse mõistmist treenitakse andmestikul, mis sisaldab rassilist kallutatust, võib süsteem kinnistada või isegi süvendada sellist diskrimineerimist. Oleme siin toonud erinevaid näiteid rahvusvahelisest praktikast, aga räägime natuke lokaalsemalt ka, et kuidas saab Eestis advokaat kasutada tehisarusüsteeme ja mida silmas pidada. Advokaat peab oma kutsetöös lähtuma ka seadusest. On üldteada, et tehisaru võib anda valesid vastuseid. Ta võib vääralt tõlgendada seadust, ta võib tõlgendada ühe riigi kohtupraktika teise riigi kohtupraktikana või üldsegi välja mõelda kohtupraktikat. Advokaadil kui õigusvaldkonna professionaalil lasub siis alati kohustus veenduda informatsiooni õigsuses, tõepärasuses ja tehisaru pimesi kasutamine ja usaldamine ei ole kindlasti lubatav. Tehisaru lahenduste puhul on probleemiks see, et tehisaru kasutab talle juba kord sisse söödetud andmeid oma mudeli treenimiseks, mistõttu peab siis advokaat veenduma, et ta ei sisesta tehisarusüsteemi kliendi konfidentsiaalset teavet, mis võib saada kahjustatud. Tehisintellektil on potentsiaali muuta õigussüsteemi efektiivsemaks ja kiiremaks, automatiseerides lihtsamaid ülesandeid ning olles heaks tööriistaks nii advokaatidele kui kohtunikele. Siiski on oluline tagada, et lõpliku otsuse teeks ikkagi inimene, kes suudab arvestada ka eetilisi ja moraalseid kaalutlusi. Tehisintellekt küll ei ole võimeline asendama advokaate ja kohtunikke, kuid võib olla nende jaoks heaks tööriistaks, mida oma töös kasutada. Kui sind huvitavad erinevad õigusalased videod ja arutelud, siis jälgi Ellex Raidla YouTube'i kanalit, like'i meie videosid
ja püsi lainel. Kindlasti laeme siia varsti üles veel põnevat sisu, mida jälgida. Tšau!